Nii, tere hommikust kõigile. Mina olen Brit, mina töötan Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis kommunikatsiooniosakonnas. Minu käest te suure tõenäosusega selle ürituse kutsega saite. Mul on väga hea meel tervitada kõiki kohaliku omavalitsuse esindajaid siin täna ja teemaks on meil siis ehitiste ligipääsetavus. Et meil on tänasel päeval kaks esinejat. Meil on Kaido-Allan Lainurm, kes esiteks siis räägib meile uuest ligipääsetavuse määrusest ja sellest mõjualast ning ulatusest, et mis see regulatsioon endaga kaasa toob ja kuidas siis kohalikke omavalitsusi puudutab. Ja teiseks siis räägib meie TTTA ehitiste ligipääsetavuse peaspetsialist Katriin, et miks see ligipääsetavus oluline on ja toob siis nendest kehtivatest nõuetest ja headest halbadest näidetest, mis siis järelevalves olnud on, ka paar näidet. Tänase päeva siis kestus on kella 12-ni kestab meie see teematund ja lepime siis sellises asjas kokku, et loomulikult on küsimuste esitamine väga oodatud, aga palun teha seda siis vestluse kaudu ja kuna meie esimene esineja peab jooksma järgmisele kohtumisele, siis et kui me ei peaks jõudma kõiki neid küsimusi selle aja jooksul ära vastata, siis me võtame need kirjalikult endaga kaasa ja siis vastame need ära ja saadame teile järele. Ja pärast siis on võimalik nende materjalidega ka veel tutvuda. Vot nii, aga ilma pikema jututa ma tegelikult annangi sõnajärje siis Kaido-Allanile ja tema siis saab oma ettekandega alustada. Ilusat teematundi! Ja tere hommikust! Ma loodan, et mind on näha ja kuulda. Ma jagan teiega siis kohe juba slaidi, sest siis te näete minu nime ekraanilt. Ma loodan, et slaidid on ka näha, eks ole, Brit? Jah, on. Näeme ja kuuleme sind väga hästi. Just. Nii, et mina siis olen Kaido-Allan Lainurm ja räägin teile ehitise ligipääsetavuse nõuetest ja sellest eelnõust, mis hakkab kehtima 2026. aasta, ma loodan, et esimeses kvartalis. Miks ma ütlen, et ma loodan, on see, et meil on uus eelnõu valmis, aga see on hetkel Euroopa Komisjoni tehnilise normi kontrollis. See on selline tavapärane protseduur, kui Eesti õigusaktid või ükskõik millise liikmesriigi õigusaktid sisaldavad mingisuguseid tehnilisi norme, siis kooskõlastatakse need ka Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikidega. Ja me loodame, et meil ei tule sealt ühtegi suurt probleemi üles, sest me üldiselt ei ole midagi siin üle mõistuse hullu keerulist sisse kirjutanud, mis võiks siis piirata liikmesriikide vahelist näiteks vabakaubandust, aga sellegipoolest ootame siis põnevusega. Meil see tehnilise normi kontrolli aeg saab mööda järgmise aasta siis 21. jaanuaril, nii et peale seda me siis saame ehk selle õigusakti lõplikult kehtestada. Aga hakkame vaikselt siis liikuma siin nende slaididega. Nii, kuna te olete kõik omavalitsuse töötajad või enamus teist ja te olete kursis kõikide nende õigusaktidega, mis puudutavad ehitamist, siis ega ma väga palju ei hakka siin mingit dotseerivat juttu sellel teemal siis lugema. Aga lihtsalt meelde tuletuseks, et meil need ligipääsetavuse nõuded, millest Katriin tegelikult räägib peale mind pikemalt ja üksikasjalikumalt, aga need ligipääsetavuse nõuded kehtivad meil tegelikult ju aastast 2003 ja isegi ennem seda olid nad teatud aktidega kehtestatud, aga 2003. aastast me nagu loeme seda ligipääsetavuse õigusaktide siis ajalugu ja siis 2015. aastal, kui võeti vastu uus ehitusseadustik,
siis meil toimus selline väike muutus, et kõik need vanad ehitusseaduse ajal kehtestatud rakendusaktid, et need muutusid ju automaatselt kehtetuks ja 2015. aastal siis kohe uut määrust või uut rakendusakti vastu ei võetud, mis oleks uued ligipääsetavuse nõuded kehtestanud, et need hakkasid kehtima tegelikult aastast 2018, aga juba 2015. aasta ehitusseadustikus olid sees ehitisele esitatavate nõuete all paragrahv 11 oli kirjas, et ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul ka puudega inimeste erivajadusi. Ja need puudega inimeste erivajadused on need, mida me tegelikult siin läbivalt nimetame täna ligipääsetavuseks lihtsalt, et vahepeal on see mõiste nii-öelda evolutsiooniliselt elanud oma elu ja me enam ei räägi ainult puudega inimeste siis erivajadustest ja nendest nõuetest ehitisele, vaid me räägimegi üldiselt ligipääsetavuse nõuetest, mis on natukene oma tähenduselt natukene laiem ja sellest me ka kohe varsti räägime. Aga siis ehitusseadustik jah, meile sellest ütleb, et ehitus peab seda arvestama asjakohasel juhul, aga see asjakohane juht ei tähenda mitte seda, et kui omanik soovib või arhitektil meeldib seda arvestada või mida iganes, vaid see asjakohane juht on ikkagi ära siis selgitatud selles kehtivas õigusaktis, selles kehtivas ligipääsetavuse määruses ehk määruses number 28, et kui on tegemist ehitisega, kus pakutakse avalikkusele suunatud teenust, et siis see on see asjakohane juht. Ja nüüd ehitusseadustikku ütleb, et jah, valdkonna eest vastutav minister võib määrusega täpsustada ehitisele esitatavaid nõudeid, et see ongi see, millest ma just mainisin, et see määrus 28 siis on see õigusakt, millega need nõuded on kehtestatud. Etteruttavalt ütlen seda, et kohe minu teada vist kas 17. detsembril on Riigikogus esimesel lugemisel uus ehitusseadustiku muudatused, mitte täielikult siis uus ehitusseadustik, vaid just need muudatused. Ja seal on ühe punktina siis kavas ka muuta seda paragrahvi 11 lõiget 2 ja tõenäoliselt siis Riigikogu aktsepteerib seda ettepanekut, et see lõige 8 tunnistatakse, lõige 2.8 tunnistatakse kehtetuks, aga selle asemel siis see lõige 2.4 hetkel nad tegelevad, taotlused võtsid sisse. Võit on sees. No nii, keegi tahtis midagi rääkida, aga vist ei õnnestunud pikalt. Nii, punkt 4 muudetakse siis tõenäoliselt ära ja see punkt, mis räägib siis kasutamise ohutust, seda täiendatakse siis sõnaga ligipääsetavust. Ja see tuleb tegelikult ka otseselt siis Euroopa Liidu ehitustoodete otsekohalduvast määrusest, nii nagu ta ka tänases sõnastuses tulevad lihtsalt ka see CPR või see Construction Products Regulation on muutunud ehk et ta täielikult rakendub siis ka 2026. aasta 8. jaanuarist, et vastavalt sellele sõnastusele siis on ka natukene seda ehitusseadustiku sõnastikku kõpitud. Nii, me põgusalt mainime siin ära ka nõudeid ehitusprojektile, mis tegelikult samamoodi on laual, avatud ja toimuvad sektoriga praegult arutelud, et millised punktid seal vajavad muutmist ja kas oleks mingisuguseid põhimõtteid vaja seal ümber sõnastada. Aga igal juhul siis nõuded ehitusprojektile ka räägivad sellest, et eelprojekti seletuskirjas tuuakse asjakohasel juhul eraldi peatükina välja ehitise ligipääsetavuse kasutamise lahendused. See, et siin on mainitud eelprojekti, ei tähenda seda, et siis põhiprojekt ei peaks seda sisaldama, vaid lihtsalt kui ta eelprojektis on juba kirjeldatud või eelprojekti staadiumis on kirjeldatud, siis see tähendab seda, et ta on kõikides staadiumites kirjeldatud ja käsitletud. Ja
ütleme, miks ma sellest seletuskirjast räägin, et see on ju tegelikult põhiline töövahend kõigile. See on töövahend selleks, et omanik saaks asjast aru, mis õieti siis arhitekti või inseneri peas mõlgub ja arhitekt ja insener saaksid oma mõtted nii-öelda koondada ja korragi vähemalt lahti kirjutada. Need on omavalitsusele hästi olulised, sest kuidas sa muidu loamenetlusega tegeled, kui sa ei tea, mis täpselt seal projektis kirjas on. Et ühesõnaga, see on nagu oluline ja nagu ma mainisin, jah, need ehitusprojekti nõuded on muutmisel, aga mitte nüüd katastroofiliselt suuresti ümberkirjutamisel, pigem ka otsitakse seal siis võimalusi, kuidas eelkõige menetlust siis lihtsamaks teha. Ja miks me veel ligipääsetavusega tegeleme, on see, et tegelikult siis juba aastast 2023 on see olnud ka Vabariigi Valitsuse tööplaanis erinevas sõnastuses. Tegelikult see, mis ta oli nüüd 2023, see oli juba 2 valitsust tagasi, aga ka täna kehtivas valitsuse tööplaanis on siis kirjas, et ehitiste ligipääsetavuse määruse uuendamine on üks siis valitsuse prioriteetidest, muuhulgas siis energiatõhususe, tänavaruumi uue standardi ja siis ehitusloamenetluse lihtsustamisega. Et sellest ma ka rohkem teile siis ei räägi, aga üldiselt on see olnud siin pikalt valitsuse prioriteet. Nii, aga lähme siis eelnõu enda juurde, et natukene saate seda nuusutada ja nii-öelda, nagu ma tudengitele ütlen alati, et mina kastan nina piima sisse, siis te saate ise edasi uurida. Ma mainisin seda, et see eelnõu on meil Euroopa tehnilises kontrollis ja tegelikult ma ei tea, kas teid huvitab sellega tutvumine või mitte, aga Katriin saab seda linki teile ilmselt siin chati ka jagada, kus te saate tegelikult siis lapata seda määrust eesti, inglise, prantsuse või saksa keeles ja siis näete, mis teid ees ootab. Aga ma ütlen, et ega midagi hullu ees ei oota, et pigem, et see määrus kindlasti keerulisemaks ega bürokraatlikumaks ei läinud, vaid ma ütleks, et pigem üritasime kõik üleliigse vahu sealt täna kehtivast määrusest välja võtta ja keskenduda ainult siis ehitise nõuetele. Ja ühesõnaga, neid põhjendusi on palju, aega vähem, ma ei hakka rohkem pikemalt rääkima, aga vaatame seda määruse eesmärki. Et kui meil jah, nii nagu ma mainisin, et kui täna kehtivas määruses me räägime siis paragrahvis 1 räägime sellest, et määrusega kehtestatakse puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded ehitisele eesmärgiga tagada puudega inimeste takistuseta ehitise kasutamine, siis uue määruse eesmärk paragrahv 1 ütleb selgelt, et määrusega kehtestatakse nõuded ehitise ligipääsetavusele eesmärgiga tagada kogu elanikkonnale võrdsed võimalused ehitiste kasutamisele. Ehk nagu te tähele panete, siis puudega inimesi ei ole siin mainitud on kogu elanikkonda, see tähendab seda siis, et nii puudega inimesed, nii eakad inimesed, nii lapsed, noored, ajutise erivajadusega inimesed ja nii edasi, et nad kõik siis on selle määrusega nii-öelda kaitstud ja selle määruse kohaldamisalas ja saavad siis nii-öelda oma õigusi siis vastavalt sellele rakendada. Nii. Paragrahv 2 räägib siis määruse kohaldamisalast täpsemalt. See on tegelikult pikk paragrahv. Lõikes 1 lihtsalt öeldakse, et need nõuded kehtestatakse ehitise püstitamisel, ümberehitamisel, laiendamisel, aga samuti kasutusotstarbe muutmisel. Kui peale kasutusotstarbe muutmist kuulub ehitis käesolevas paragrahvis määratud kohaldamisalasse. Ehk et tegelikult kohaliku omavalitsuse ülesanne on kindlasti kontrollida seda, et kõik tegevused, mis toimuvad
need oleksid vastavuses hoone kasutusotstarbega. Et sageli me kohtame, eriti siis TTJA oma igapäevases järelevalves kohtab sellega, et ehitistel on täiesti suvalised kasutusotstarbed mingist vanast ajast jäänud, tegelikult enam ammu nende tegevustega ei tegeleta, on uued kasutusotstarbed, näiteks on büroohoonesse tehtud hoopis lasteaed, kasutusotstarve on muutunud, aga see ei ole millegipärast see registris ei kajastu. Aga tulevikus eriti tuleb siis silmad lahti hoida, et kui büroohoonesse lasteaed tehakse, et siis selle hoone kas siis vastavalt vajadusel kas peamine kasutusotstarve või üks nendest kasutusotstarvetest oleks kindlasti ka siis arvestaks nii-öelda sellega, et tegemist on siis alusharidust andva asutusega. Nii, ja siis lisaks mainib see paragrahv 2 lõige 1 seda, et ehitise laiendamisel, ümberehitamisel või kasutusotstarbe osalisel muutmisel kohalduvad määruse nõuded siis laiendatavale, ümberehitatavale või muudetava kasutusotstarbega osale. Ehk et kui näiteks hooldekodule, lasteaiale, koolile, millele iganes siis, mis on siin määruse kohaldamisalas, ehitatakse juurde uus tiib näiteks, et siis see uus tiib peab vastama ligipääsetavuse nõuetele isegi siis, kui see vana hoone osa ei vasta nendele nõuetele. Et siin ei ole nagu siis enam vaidluskohta, et aeg-ajalt need probleemid on üles tekkinud, et me võtsime selle nii-öelda nagu konkreetselt maha, selle küsimuse. Ja millised hooned siis on kohaldamisalas? Kui meil täna kehtivas määruses 28 on öeldud, et nõuded kehtivad siis ehitisele, kus pakutakse siis avalikkusele suunatud teenust. See avalikkusele suunatud teenus on tegelikult sisustamata õigusmõiste, kui seda hakata nüüd otsima kusagilt teistest õigusaktidest või guugeldama, siis ega me saame väga palju erinevaid tõlgendusi selle kohta. Kõige täpsemalt räägib sellest siis määruse 28 enda seletuskiri, aga sellegipoolest on neid vaidlusi üleval, et mis asi see avalikkusele suunatud teenus siis ikka on. Kas eramuuseum läheb ka sinna alla, kas iluteenused lähevad sinna alla, kas toidupood läheb alla, kas kino läheb sinna alla, kool kas läheb alla, et ega siis ei paku ju koolis avalikku teenust ometigi. Tegelikult pakume küll, see on avalikkusele suunatud teenus, lisaks sellele, et ta on ka avalik teenus loomulikult hariduse andmine. Nii. Ehk et siis et kõikide nende vaidluste ärahoidmiseks on konkreetselt lahti kirjutatud see, et ta kohaldub siis 3 või enama korteriga elamule, välja arvatud ridaelamud. See on nüüd täiesti uus asi, sest olemasolev määrus elukondliku kinnisvara või elamuid ei reguleeri. Aga see tuleneb tegelikult päris mitmest põhjusest, miks seda on hakatud või miks see on siia eelnõusse sisse kirjutatud. Esiteks tegi selle ettepaneku ligipääsetavuse rakkerühm Vabariigi Valitsusele, kes siis need rakkerühma ettepanekud heaks kiitis ja andis siis ülesande ka riigiasutustele ja asjaomastele ministeeriumitele selle küsimusega siis tegeleda, et see õigusaktidesse sisse kirjutada. Ehk et nüüd on mitte nüüd väga süviti, aga siiski piisavalt, ma loodan, et piisaval määral see siia õigusakti sisse kirjutatud. Aga nüüd, mis on veel elamud, mida kes ei ole nüüd päris igapäevased kasutusotstarvetega ei tegele, need ei kujuta ju ette, et elamute alla lähevad tegelikult ka ühiselamud ja hoolekandeasutuste hooned, aga need on ka siis siin elamute all ära märgitud, sest määruse 51 lisa kohaselt siis need on hooned, mis on siis elamud. Ridaelamud on välja jäänud, samuti on jäänud siis üksikelamud ja paarismajad siit välja, et nendele siis see määrus ei kohaldu.
ja mitteelamutest ta kohaldub siis majutus- ja toitlustushoonetele, büroohoonetele, kaubandus-teenindushoonetele, terminalidele ja parkimismajadele, siis kõikidele meelelahutus-, haridus-, tervishoiu ja muudele avalikele hoonetele. Ja igaks juhuks on siis siia sisse kirjutatud ka muud mitteelamud, kui neis osutatakse teenuseid. Nii, et ma loodan, et see läks natukene nüüd selgemaks ja vaatame siis ka rajatisi. Ehk et rajatised on siis asulasisesed avalikult kasutatavad teed ja avalikkusele ligipääsetavad erateed. Raudteerajatised selles ulatuses, mis ei ole reguleeritud muude õigusaktidega, ehk tegelikult raudtee ta on selline kõrgendatud ohuallikas, et ta on väga põhjalikult nii Euroopa Liidu tasandil kui ka siseriiklikult ära reguleeritud, aga võib-olla on seal mingisuguseid selliseid momente, mis ei ole nüüd muude raudteed käsitlevate õigusaktidega reguleeritud, et siis tuleb vaadata seda, mis on selles uues määruses kirjas. Siis on siin silla, estakaadi või tunneli osa, mis on kasutamiseks jalakäijatele, on sadamakaid, on spordi- ja puhkerajatised ja jällegi siis muud avaliku kasutusotstarbega rajatised. Seda korterit ma korra siis mainisin, et see on nüüd täiesti uus teema ja loomulikult kõik need nõuded ju hakkavad kehtima siis nendele hoonetele, mille kasutusluba hakatakse siis taotlema sellel ajal, ehitusluba hakatakse taotlema sellel ajal, kui see määrus juba siis kehtib, et tagasiulatuvalt midagi rakendama ei pea või tagasiulatavalt kontrollima midagi ei pea. Aga siis uute elamute korteritest, see oli väga nagu selline pinev koht tegelikult vaidlusteks, et kui suur osa neid peaks olema, sest loomulikult oli ju huvigruppe, kes ütlesid, et kõik korterid peavad vastama nõuetele, aga me lähtusime sellest, et ligipääsetavuse rakkerühma ettepanek oli 10% ja see oli siis nii puudega inimeste kui igasuguste ehitajate ja inseneride ja arhitektide ja kõikide teiste erialaliitude siis osalusel kokku lepitud ja me jäime selle 10% juurde. Ehk et 10%, kuid mitte vähem kui üks korter peavad vastama siis järgmistele nõuetele. Ja need nõuded on siis peaasjalikult arvestavad seda, et oleks võimalik nendes korterites ratastooliga liikuda. Ehk et me ei ole siin reguleerinud ära seda, et millised peavad olema need pesemis- ja tualettruumi mõõdud, vaid lihtsalt see, et seal peaks olema siis tagatud see ratastooli jaoks vajalik vabapöörde läbimõõt vähemalt 1500 millimeetrit. Siis pesu- ja tualettruumide tehnosüsteemide paigutus peab tagama, et ruum oleks kergesti muudetav, ligipääsetavaks vastavalt kasutaja individuaalsetele vajadustele. See tähendab seda, et uus korter ei pea olema tingimata selles mõttes ligipääsetav, et seal ei pea olema kõik need 1500 millimeetrit ja muud asjad tagatud. Aga kui selle korteri soetab inimene, kellel on näiteks liikumispuue, siis ta saaks väga lihtsalt omade jõududega seal teha väiksed muudatused, tõsta natukene seal mööblit ümber või paigutada kraanikausi teise kohta, et need tehnosüsteemid nii-öelda arvestavad seda, et see ruum oleks kergesti nagu individuaalselt kohandatav. Ja kolmanda punktina siis see nõue, et kõik korteri juurde kuuluvad abiruumid ja rõdu, lotsa, terrass peavad olema siis ligipääsetavad kas siis näiteks lävepaku tasanduse või kaldteega. Ja siis korteri sisekoridoride laius peab olema vähemalt 1000 millimeetrit. Ja siis loomulikult see nõue, et kui lift või muu samaväärne lahendus puudub, siis peavad need korterid asuma
hoone esimesel korrusel. Ma loodan, et see oli ka selline kiiresti vuristades enam-vähem selge. Nii, mille üle mul on eriti hea meel, on see, et see tänane eelnõu sisaldab erandeid. Kui senine määrus 28 kohaldus absoluutselt kõikidele kohaldamisalasse jäävatele hoonetele ühetaoliselt, ehk et isegi siis, kui tegemist oli muinsuskaitsealuse hoonega või ümber ehitatava vana hoonega, ka siis tuli neid ligipääsetavuse nõudeid 100% jälgida. Siis uues määruses on sellised väiksed erandite tegemise võimalused sisse kirjutatud. Näiteks kui hoone asub siis kas miljööalal või on tegemist mälestisega või väärtusliku üksikobjektiga või on ta siis ehitisest ajaloomälestis näiteks, et siis kohaldatakse neid ligipääsetavuse nõudeid selles osas, mis ei ole vastuolus muudest õigusaktidest tulenevate nõuetega. Ehk et kui on mingisugused muinsuskaitsealused piirangud, et sa ei saa seal treppi ümber ehitada või teistsuguseid käsipuid panna või mida iganes või on tegemist väga väärtusliku ajaloolise uksega, et siis tuleb neid või saab neid asju nagu arvesse võtta siis ehitise ümberehitamisel näiteks. Siis on siin märgitud, et kui laiendatav, ümberehitatava või muudetava kasutusotstarbega ehitisega seotud asjaolu või nõue, sealhulgas kinnisasjaga seotud asjaolu, ehitise arhitektuurne või konstruktsiooniline lahendus või ebaproportsionaalne majanduslik koormus ei võimalda määrust siis kohaldada, peab ehitusprojekti koosseisus välja pakkuma selle kohta siis kas muu asjakohase lahenduse, mis vastab siis määruse paragrahvis 1 sätestatud eesmärgile, või siis kui seda lahendust ei ole võimalikki välja pakkuda, siis tuleb esitada kaalutletud põhjendused. Ja siin see pikk lõik koosneb nagu paljudest väikestest nii-öelda mõtetest või alalõikudest, siis mõttelistest alalõikudest, et esiteks siis see kinnisasjaga seotud asjaolu näiteks võib tähendada seda, et kinnistu piir lõpebki sul ukse ees ja sul ei ole võimalik näiteks seda kaldteed sinna rajada, mis iganes, kui sul on olemas näiteks mingisugune tagumine sissepääs või kõrval sissepääs, mida sa saad kohandada, on väga hästi ja siis sa seda teedki. Aga kui see on su ainukene sissepääs ja otse tänavale, siis see võib olla üks selline teema, mida sa siis seletuskirjas tulevikus ära põhjendad. Need arhitektuursed konstruktsioonilised lahendused ilmselgelt siis tähendavad seda, et kui on vanad trepid või kandvad seinad, mis iganes, mida sa ei saa siiapoole, sinnapoole nihutada, et näiteks kas või vannituba suuremaks ehitada või mingisuguseid ilmatualette suuremaks ehitada, et siis samamoodi sa saad lähtuda sellest materjalist, mis sul on ja siis ära põhjendada, et miks sul mõned mõõdud on siis võib-olla mitte sellised, mis nad määruse järgi võiksid olla. Ebaproportsionaalne majanduslik koormus on siin märksõnana sisse toodud ja ütleme niimoodi, et see on näiteks kas või toodete teenuste ligipääsetavuse seaduses tuttav teema ja selle seaduse juurde on lausa eraldi rakendusakt tehtud. See tuleb tegelikult siis vastavast Euroopa Liidu direktiivist, miks see nii põhjalikult on ära reguleeritud. Meil sellist direktiivi nõuet ees ei ole.
me oleme ta lihtsalt seaduse tasandil siia sisse kirjutanud, aga me ei ole vähemalt hetkel plaaninud selle kohta eraldi rakendusakti teha. Ehk et see peab olema, seda peab saama kaaluda või hinnata ja tõenäoliselt me teeme selle kohta ka mingisuguse juhendmaterjali, kuidas seda oleks siis mõistlik hinnata, et millal see koormus on ebaproportsionaalne ja millal mitte. Nii, ja kas mul jäi midagi siin selle lõigu kohal? Ma arvan, et ma jõudsin kiiresti ära vuristada, lähme edasi, muidu me jääme ajahätta. Siis veel eranditest rääkides, meil on erandid siis hoonetele, mille ehitusalune pind on kuni 20 ruutmeetrit ja kõrgus kuni 5 meetrit, et nende puhul siis määrust ei kohaldata. Kui on hooned, mille ehitusalune pind on 20 kuni 60 ruutmeetrit ja kõrgus kuni 5 meetrit, siis ei kohaldata käesolevas määruses siis paragrahvis 18 sätestatud nõudeid, ehk et see paragrahv 18 räägib invatualetist. Et sellises pisikeses hoones siis ei pea olema nõuete kohast invatualetti, kui see ei ole just tema koha, no ühesõnaga siin on see küsimus, et kui tegemist ongi näiteks tualetiks ehitatud hoonega, et siis loomulikult saab kõik need nõuded seal ette näha. Ja lõige 5 räägib siis rajatisest ja eelkõige on siin mõeldud, et kui on tõesti mingisugune ala kuskil Rabasaarel paiknev linnuvaatlustorn või midagi taolist, et siis on ilmselge, et neid ligipääsetavuse nõudeid ei peaks seal siis kohaldama. Mõne sõna liftist ka. Lifti nõuded ise siis et see, mis puudutab siis seda, et kui kõrgel nupud paiknevad ja millised peaksid olema lifti mõõdud ja nii edasi, et need jäävad kõik sellesse uude määrusesse ka sisse. Aga see, et millise korruseni peab liftiga saama ja nii edasi, et see on, täna on ta määruses 85, mis kannab siis pealkirja eluruumile esitatavad nõuded. Ja selle me jätame vähemalt hetkel sinna määrusesse number 85 ja selles osas mitte midagi ei muuda. Nüüd selles, mul on siin tegelikult all on mõned märkmed ka selle kohta, et miks me otsustasime mitte muuta, et küsisime siis ehitajate ja arendajate hinnangut sellele, et mis see nagu ehitise maksumusele juurde tooks, kui me tooksime selle lifti näiteks 4. korruselt 3. korruseni, et kõik 3-korruselised hooned ka peaksid näiteks lifti paigutama, et siis väga lihtsad Exceli kalkulatsioonid näitasid meile, et see korteri omahinda suurendab 5,4% ja müügihinda vähemalt 6%, kommunaalkulusid 13%, kasulik pind väheneb korruse kohta 4 ruutmeetrit ja nii edasi, mis olid kõik sellised argumendid, mille alusel me otsustasime, et me praegult seda lifti korruselisuse teemat ei torgi. Aga ülejäänud nõuded on siis selles määruses meil sees, kõik need nuppude kõrgused, silmusvõimendi olemasolud, häälteavitused ja muud asjad, et nende osas väga palju midagi ei muutu. Lihtsalt kui varem või selles täna kehtivas määruses on viide siis lifti standardile 8170, mis on siis nii-öelda see invalifti standard, siis me uues määruses ühelegi standardile ei viita, vaid oleme lihtsalt üritanud need põhipunktid sealt standardist nii-öelda määruse tekstis lahti kirjutada, et ka inimene, kellel ei ole siis standardile ligipääsu, et enam-vähem saab aru, et mis on need nõuded, mis peavad olema tagatud.
nii et siis, kui väike kokkuvõte sellest praegusest jutust teha, millest kõik ei jäänud ilmselt meelde, aga saate nende slaidide pealt siis uuesti veel üle vaadata, et kokkuvõtteks siis me neid miinimumnõudeid natukene siis ajakohastame, lähtume rakkerühma soovitustest, sektori tagasisidest, eemaldatud sai hulk selliseid nõudeid, mis siis täna ei töötanud või mis tundusid ebavajalikud olevat. Ja see elamute osa siis, mis lisandus. Jäime eelnõu tegemisel paindlikuks, üritasime vältida bürokraatiat ja halduskoormust ja võite kindlad olla, et meil oli sellel teemal tohutult tunde või kümneid tunde kestvaid vaidlusi, et mida me sisse paneme, mida me välja võtame, mida me jätame, et mitte siis suurendada bürokraatiat ja halduskoormust. Ehk et ma võin enda rõõmuks ja teie rahustuseks öelda, et ma arvan, et see määrus pigem seda bürokraatiat vähendas, midagi ta loodetavasti juurde ei toonud. Ja seda ma juba mainisin siis, et eemaldasime sätted, mis ehitusseadustiku kohaldamisalasse ei kuulu. Nii, ma tänan, et te mind siis kannatlikult kuulasite viimased 38 minutit. Et kas on mõned kiired küsimused, et ma jõuaksin võib-olla paarile kiirele küsimusele vastata ka ennem, kui ma ära torman? Suur aitäh, Kaido Allan. Vaatame, kas hetkel pole vestlusesse ühtegi küsimust tulnud. Jagasime sinu seda linki, mida sa soovisid. Äkki keegi kirjutab just praegusel hetkel. Ühesõnaga siis, kui küsimus ei tule, et siis lihtsalt tutvuge rahulikult selle materjaliga, mis on ka seal siis Euroopa Komisjoni lehelt kättesaadav selle eelnõulga. Ja kui on midagi, siis kirjutage, helistage ja kindlasti me üritame ka ennem või kui see määrus kehtima hakkab, siis sellest rohkem kirjutada, rohkem rääkida ja ütlen, et tegemisel on ka tegelikult juhendmaterjal. Et kui te olete e-ehituse platvormilt näinud näiteks ehitusgiidi, ma loodan, et kõik te olete seda ehitusgiidi juba vaadanud, et siis me tahame umbes samasuguse ligipääsetavuse giidi ka siin e-ehituse platvormile üles ehitada, et saaks hästi kiiresti sellistele pakilisematele küsimustele vastused. Kas sul on praegu juba väga kiire? Ma vaatasin, 2 küsimust hetkel tuli. No räägi ette, vaatame. Nii, kas ja mis määral on oodata nõuete kohaldumist tagasiulatuvalt olemasolevatele avalikele hoonetele? Nagu ma oma jutuses mainisin, et siis tagasiulatuvalt midagi ei kehti, et kuni uue määruse jõustumiseni kehtivad vana määruse sätted ja kui ka siis kas kohalik omavalitsus või TTJA näiteks teeb järelevalvet, et siis ta ikkagi võtab ette selle määruse, mis kehtis sellel hetkel siis, kui see ehitusluba siis anti. Aitäh, teine küsimus haihtus chatist, aga tundub, et siis võib-olla sai vastuse või siis võtab sinuga otse ühendust, aga suur aitäh sulle tulemast täna ja selgitamast uut määrust ja jõudu edaspidiseks. Aitäh! Nüüd ma annaksin sõna Katriinile. Katriin, kes siis räägib meile TTJA-st natukene järelevalvest, et mis meil järelevalves on välja tulnud, mis on head, halvad näited ja siis, et mis need kehtivad nõuded, kui sellised praegusel hetkel üldsegi on. Nii, Katriin, kas sa kuuled meid? Ei, tähendab helistad küll keegi, aga ma kuulan praegu tehnilise järelevalve. Samal ajal tahab sinuga rääkida vist, aga ma panin ta vaikseks. Nii, Katriin, kas nüüd? Jaa, nii. Nüüd ma olen natuke ette rutanud.
Nii. Ma panen selle ära. Ja me näeme ilusti ette. Ma teen korra uuesti selle, ma vajutasin kuskile niimoodi, et ma ei saanud enam edasi liikuda. Teen kohe ekraani suureks. Nii, jah. Nii, mina siis, aitäh Brit, mina olen siis Kätriin. Mina siis viin läbi riiklikku järelevalvet siis avalikku teenust osutavate hoonete, teede ja rajatiste ja kõige muu osas. Täna ma siis räägin hoonete ligipääsetavusest, kuidas me viime läbi riiklikku järelevalvet, mõned statistikad ja siis toon ka näidisfotod. Nii. Ikkagi, kas ma nüüd saan edasi liikuda? Nii, mul on tehniline rike, ma millegi pärast ei saa. Proovi, kui sa klõpsad siin ettekande peale hiirega. Jah, sain. Et miks siis ligipääsetavus on oluline? Siin ma olen siis kasutanud kaasava keskkonna ühendmaterjali sellist head näidisfotot. Et hoonete siis hea ligipääsetavus tagab inimestele teenuse kättesaadavuse, andes neile siis võimalused osaleda kõigis eluvaldkondades vastavalt oma võimalustele ja soovidele. Ja meie jaoks ongi oluline puuetega inimeste kaasamine igapäevategevustesse ning ligipääsetavate keskkondade ja võrdsete võimaluste loomine, mis siis toetavad neid puudeta eakaaslastega sarnaste rollide täitmist. Siin näidisfotol on näha Elvi, kes on lihtsalt eakas, nagu Paidol juba rääkis, et kuna see uus määrus läheb siis ka kogu elukaare vältel laieneb, et siis siin on eakas Elvi, siis on Martin Saatjaga, Reet Perega, Eero, kes saab iseseisvalt ratastooliga liigeldes hakkama, Jelena, kellel on üldse ajutine vigastus ja Kristiina, kes siis liigub pimeda juhtkoeraga. Nüüd ma räägin siis riiklikust järelevalvest. Ja et üldiselt siis põhimõtted, millest siis TTJA lähtub ligipääsetavuse järelevalve korraldamisel, on siis inimkeskne ja hooliv. Ehk et tõrjutuse vältimine, kasutajale sõbralik ning väärikas. Turvalisus on siis ohutuse tagamine nii treppidel, pandusel, ruumis liikumisel, jätkusuutlik. Ligipääsetavus on osa siis terviklikust, kvaliteetsest ja kõigile sobivast avalikust ruumist. Funktsionaalsus, kõigi poolt kasutatav. Arusaadavus, selged viidad, piisav valgus ja kontrastid, mis siis toetavad kasutajate liikumisel. Ennetus ja tulevikku vaatav. Ligipääsetavus ei ole ainult siis tänaste probleemide lahendamine, vaid ka homsete vajaduste mõistmine. Ehk et meil on siis vananev rahvastik ja kasvav abivahendite siis kasutus. Kaasamine ja avatud koostööle. Ehk et ühiselt üritame siis ligipääsetavust tagada kõigile erinevate sihtgruppidega koostööd tehes erinevate asutustega. TTJA pädevus, et TTJA siis teostab riiklikku järelevalvet kasutuses olevate ehitiste või selle osade üle, kus siis osutatakse avalikkusele suunatud teenust puudega inimeste erivajaduste tulenevatele nõuetele vastavuse üle. Ehk et meie teeme järelevalve siis, kui hoone on saanud juba kasutusloa ja ta on juba reaalselt kasutuses. Ja siis TTJA nõustab siis omanikke, arhitekte, ehitajaid ja omavalitsusüksusi ligipääsetavuse nõuete ning määruste mõtte ja eesmärkide selgitamisel. Et pärast siis näitame statistikat ka, et kui suur on olnud siis selline areng selles vallas, kui võib-olla küsitakse nõu nende punktide kohta, mida ei teata või siis inimene on ennast rohkem kurssi viinud siis määruse nõuetega. Fookus ja objektide valikupõhimõtted, et TTJA ligipääsetavuse järelevalve siis keskendub eeskätt just hiljuti valminud või rekonstrueeritud hoonetele. Valiku tegemisel me siis lähtume, et milline on teenuse iseloom, mõju ulatus ja kasutajaskonna suurus, avaliku tähelepanu ja huvitase, uudsed või eristuvad lahendused,
ja seda me siis vaatame EHR-i andmete põhjal, kus me saame siis näha, et millised on hiljuti rekonstrueeritud ja valminud hooned ja siis muu avalik kättesaadav info ja siis ekspertide soovitused. Mida me siis koha peal teeme? Koha peal me siis täidame paikvaatluslehe. Kui esineb rikkumisi või puuduseid, siis selgitame, miks üks või teine nõue on vajalik. Ja miks üks või teine nõue on vajalik, siis me täidame selle paikvaatluslehe, selle me saadame ettevõttele ja ootame nendepoolseid siis selgitusi edasi, et kui kaua võtab siis aeg nende puuduste likvideerimine või kui neid puuduseid ei ole võimalik likvideerida, siis põhjendus selle kohta, et miks ühte või teist kõrvalkallet ei ole võimalik kõrvaldada. Siin on siis enesekontrolli lehed, mis on kättesaadavad siis TTJA kodulehel. Siin on 2 enesekontrolli lehte, üks on siis määrus 14 ja üks on määrus 28, sest nagu enne sai öeldud, siis hoone paikvaatluste läbi viies me võtame siis sellel ajahetkel kehtinud määruse aluseks. Ja sedasama siis kontrolllehte kasutab ka TTJA ametnik, kes viib siis koha peal läbi paikvaatlust. Antud enesekontrolli leht siis on ainult hoonete ligipääsetavus, et siin ei ole siis välja toodud nõudeid teedele, parklatele, rajatistele. Aga hoonete puhul on see hästi konkreetselt siis tehtud võimalikult lihtsaks kasutajale, et olen siis toonud üks näite, et kus on näiteks lift, et kas ta on hoones olemas, kas teda ei ole või ta üldse ei ole vajalik selles hoones ja siis on toodud kõik need punktid välja, et millistele nõuetele see lift siis peab vastama. Hetkel ei ole me viinud järelevalvet läbi erinevatele parklatele ja teedele, vaid oleme pannud fookuse siis just hoonetele. Aga järgmisel aastal siis kindlasti laiendame seda fookust ning võtame juurde ka siis teid, parklaid, rajatisi, kui ka siis just rekonstrueeritud hooneid. Lihtsalt ette teatavalt. Kohaliku omavalitsuse pädevus annab siis projekteerimistingimused, väljastab siis ehitusloa ja kasutusloa, välja arvatud siis riigikaitseliste ja julgeolekuasutuste ehitistele, millele siis annab ehitusloa TTJA. Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine, kasutuseelse ohutuse kontrollimine ja ehitus- ning kasutusloa nõuetele vastavuse kontrollimine. Et ehitusloa ja kasutusloa väljastamisel tuleb olla siis veendunud hoone vastavustes määrustega ja ligipääsetavus on kohaliku omavalitsuse vastutusalas, ma ütleks, et üks olulisemaid avalike teenuste kvaliteedi, elanike heaolu ja õiguskuulekuse tagamise komponente. Ja ligipääsetavuse tagamine ei ole siis ainult arhitektuurne või tehniline küsimus, vaid see hõlmab inimväärikust, võrdset kohtlemist, turvalisust ja iseseisvust ja sotsiaalset kaasatuse põhimõtteid. Kohaliku omavalitsuse pädevuse hoone funktsiooni muutmisel, et ennem seda vist ka Kaido Allan kergelt puudutas, et kohalik omavalitsus on oma territooriumil toimuvate ehitusliku ja funktsionaalsete muudatuste peamine järelevalve ja koordineerija. Ja seetõttu lasub siis kohalikul omavalitsusel vastutus tagada, et hoonete kasutamine vastaks nendele tegelikele kasutusotstarvetele ja teenustele, mis siis nendes hoones osutatakse. Ja see hõlmab siis kohustust vajadusel siis keelduda kasutusotstarbe muutmise kinnitamisest või teenusele loa väljastamisest, juhul kui näiteks see ehitis ei sobi siis sellele teenusele, näiteks erihoolekandeasutused või hooldekodud, et kui ikkagi hoones puudub korrustevaheline ühendus ehk et lift, siis ilmselgelt see teenus ei ole sobilik sellesse hoonesse, kus me teame, et teisel korrusel on eakad inimesed, kellel on vaja siis hoonest liikuda kas õue territooriumile või väljapoole ja on ka teada, et isegi kui ta läheb teenusele ja ta sinna omal jalal kõnnib, siis ajaga kõik me vananeme ja meie siis, me vajame rohkem kõrvalist abi ja abivahendeid liikumiseks. Lihtsalt toon selle välja, kuna seda lihtsalt on võib-olla ka selline asi, kuna meil sellel aastal oli fookuses erihoolekandeasutused, siis sai ka sellega natuke rohkem kokku puudutud. Ja ligipääsetav siis peakski olema ennetatav, mitte reageeriv
ja see ei ole mitte soovituslik, vaid need on õigusnormid ja sellest tulenevalt on kohalikul omavalitsusel kohustus siis tagada nende täitmine, et vältida siis kehtiva õiguse rikkumisega kaasnevaid siis vaidlusi, kahjunõudeid ja järelevalveorganite sekkumist. Ehk et kohalik omavalitsus ei tohiks siis väljastada tegelikult ehitus- ja kasutusluba enne, kui projekt ehitis vastavad ehitusseadustikule ja kõigile teistele asjakohastele õigusaktidele. Loen siis, ja siis praegu hetkel siis kehtivas määruses on ka siis paragrahv 26 rakendussäte, mis samuti ütleb, et paragrahv 1 lõikes 2 nimetatud ehitise ümberehitamisel ja laiendamisel, samuti ehitisele paragrahv 1 lõike 2 esitatud funktsioonide andmisel peab siis tagama ehitise ja selle osa vastavuse määrus sätestatud puudega inimeste erivajadusest tulenevatele nõuetele vastavalt siis paragrahv 1 lõikele 3 ehk et kui hoone funktsiooni muutmisel siis tuleb arvestada siis hetkel kehtiva määruse nõudeid. Et kuidas siis seda võib-olla kohalikule omavalitsusele ka lihtsustada, et just võib-olla selle enesekontrollilehe alusel, mida võib siis jagada julgesti kas ehitajale või projekteerijale, et nemad siis neid järgiksid ja võib-olla siuksed 3 minu jaoks väga olulist punkti, mis võiks olla alati nagu sealt seletuskirjast välja loetav on siis see, et nad on arvestanud ligipääsetavuse nõuetega, kas projektis kajastub, et seal on olemas invatualettruum, kas korruste vaheline ühendus on tagatud ja kui hoones näiteks pakutakse majutusteenust, et kas seal oleks siis vastavad pesemisruumid. Kõik ülejäänud on võib-olla siis ka ettevõtjale tulevikus lihtsam neid puudusi likvideerida, kuna need võib-olla siis ei ole nii rahamahukad. Siin on siis statistika. Siin on siis paikvaatlustulemused 2020 kuni 2024. 2025 ma ei ole veel siia pannud, siin veel on maht täitmata, paar objekti on veel külastamata. Siin on siis näha, et kõige enam on mittevastavusi invatualettruumides, ustel, liikumisteedel ja käsipuudel. Üldse neid vastavusi on suhteliselt palju, kui me võtame, et käib jutt 79 menetletud hoonest. Aga kuna 2020, ma ütlen, et nüüd viimastel aastatel on tegelikult see areng olnud väga-väga suur. Võib-olla ka see üks, et kuna meile saadetakse ka mõnikord projekte, mida me siis vaatame üle, kui on tõesti sellised kohad, kus määrused ei toeta üksteist, kas ongi siis muinsuskaitse või ehitustehniliselt ei ole võimalik mingeid asju rekonstrueerimisel läbi viia. Siis me näeme, et kokku 2025 aastal on olnud juba 46 projekti, eelmisel aastal 43 ja 2023 oli 20 projekti, 2022 oli selline koroonaaeg, kus pigem tehtigi rohkem projektide nõustamist kui paikvaatlusi. Ja enne seda siis väga üldse ei küsitud nõu. Ja kontrollitud hoonete siis üldstatistika põhiselt on näha, et kus võib-olla kuni aastani 2022 oli siis hooneid rohkem, mis ei vastanud määruse nõuetele. Ja siis, kui me vaatame seda nõustatud hoonete statistikat, kus 2022 me nõustasime väga palju projekte, on ka tulemused näha, et 2023 ja 2024 on siis vastavuste joon ületanud mittevastavuste joont. Ehk et me näeme nagu suurt sellist hüpet ehituse järgimiste poole pealt. Kaebused, kuna see teema muutub ka kõikidel tarbijatele rohkem siis aktuaalsemaks, inimesed oskavad märgata, siis selle võrraga on kaebuste arv suurenenud. Siin on näha, et 2020 oli meil ainult 2 kaebust, siis 2025 on juba olnud 37 kaebust. Siis ligipääsetavuse nõuete vastavuse üle. Siin ma siis toon mõned näidisfotod ja räägin ka juurde nõuded siis pandusele, et kindlasti igaüks, kes töötab oma kohalikus omavalitsuses, liigub ringi ka enda siis hallataval territooriumil, et siis ka mõnikord on kerge võib-olla märgata ka endal, et kus on mingisuguseid ligipääsetavuse probleeme ja raskusi. Siin ma olen siis välja toonud võib-olla sellised panduse puhul
põhipunktid ehk et käsipuud ei tohi olla siis seinaga ühes toonis, sest et need ei ole siis vaegnägijale kergesti märgatavad. Käsipuu otsad peavad olema siis kas ühendatud madalal asetseva käsipuuga või olema siis maha või vastu seina keeratud, et ei tekiks takerdumist siis panduse läbimisel. Pandus peab olema siis piiratud 50–70 mm kõrguse äärega ja seda juhul, kui panduse protsent on alla 6. Panduse algus ja lõpp peab olema siis kontrastribaga tähistatud. Siin olen toonud ühe hästi lahendatud metallist panduse ja panduse siis metallist resti panduse korral ei tohi siis resti ava suurust takistada ratastooli, kepi ega kargu siis kasutamist. See on ka selline visuaalne hinnang. Siin olen toonud mõned näidisfotod sellest, kui on tehtud siis kaldtee, mis ei vasta nõuetele. Ka reaalselt oleme seda näinud mõningates kohtades, kus tegelikult võib-olla selle tarbefunktsioon on hoopis teine, et ta ei olegi mõeldud kaldteena, vaid ta võib-olla on kottide vedamiseks või mingiks muuks otstarbeks, et siis kindlasti tuleb panna ka vastav siis suunaviit juurde, et antud teekond ei ole mõeldud ratastooliga läbimiseks, et lihtsalt vältida siis sellist ohtlikku olukorda. Nii, ja siin ongi, et panduse pikki kalle võib olla siis kuni 6%. Ja kui ei ole võimalik siis ehitise iseärasuste tõttu lõikes 3 sätestatud nõuet järgida, võib panduse pikki kalle olla siis kuni 10% ja seda me pigem näeme siis just muinsuskaitsehoonete puhul või rekonstrueeritud hoonete puhul, kus lihtsalt võib-olla selle panduse ehitamine lihtsalt ei võimaldagi madalamat protsenti. Siin taaskord on selline hea foto, muidugi puudub siis panduse markeering alguses ja lõpus ja loomulikult see pandus jookseb mitte ühes tükis, aga see on muidugi loomulikult sellepärast, et kui inimene soovib sealt kaldtee pealt väljuda. Ma hetkel ei mäleta, see oli kuskil välisriigi lennujaamas, aga ta on hästi arvestatud siis sellise ligipääsetavuse nõuetega. Nõuded trepile. Käsipuu siis peab olema 2 kõrgusel. Käsipuu ei tohi siis katkeda trepimademel. Taktiilne visuaalne tähistus, käsipuu visuaalne tähistus, seda me näeme siis siin vasakpoolsel pildil. Vabandust, parempoolsel pildil. Käsipuu peale on siis prillkirjas korruseinfo. Esimene trepiaste on siis taktiilselt ja visuaalselt markeeritud. Et see korrusinfo, et siin on ka lihtsalt võib-olla ekstra lihtsalt tehtud siis tarbijale asi nagu kättesaadavamaks. Ja nagu trepile esitatavad nõuded siis nõuavad, peab olema trepi esimene ja viimane aste siis kontrastselt tähistatud 50 mm laiuse kontrastsete vöötidega. Trepp peab olema siis ninadeta ja külje pealt vähemalt 20 mm kõrguste põskedega, mis on siis täisnurkse profiiliga. Siin foto peal on näha, et ei ole kasutatud trepipõskesid, aga siis selline piire juba täidab ka seda funktsiooni. Ja katkematult siis jätkuv käsipuu peab olema siis mõlemal pool treppi. Tihtilugu siin läheb vastuollu siis Päästeameti seadusega, kus võib-olla trepi laius on alla 1200 ja tihti öeldakse, et teist käsipuud ei ole võimalik paigaldada, siis me alati ikkagi ootame ka Päästeameti poolt siis selgitusi, et ettevõte edastaks meile Päästeameti siis selgitused, et miks ei ole võimalik 2 poole käsipuud panna. Siin on samuti, kui trepiaastet mitte markeerida, aga kui juba pindade erinevus tuleb toonina välja, siis see on samuti aktsepteeritav. Ja kindlasti tuleb ära markeerida ka kõik ujulates ja spaades esinevad astmestikud ja trepid kui ka välitrepid. Siis olen sellised erilisema näite, kus siis astmete algus ja lõpp on siis kaunistatud ornamentidega ja samuti siis pandusel jätkuv käsipuu, mis on siis
pöördtrepikojas ja on ilusti ära lahendatud, et ei peagi alati olema siis musta kollase vöötidega siis mesimummi kleeps, vaid võib olla ka siis mingi muu lahendus, et oluline on see funktsionaalsus, et me tagame selle, et see eristus on märgatav. Tihti me näeme, et trepil siis need nii-öelda istumisastmestikud, et nende puhul väga ei tehta markeeringuid ega tähistusi. Siin on hea näide sellest, kuidas on siis võib-olla puidutooniga üritatud siis seda trepi kontrasti luua, et ta oleks märgatav ja ei oleks ohtlik. Kuna määrus nõuab treppide siis nii-öelda markeerimist, siis tihti see istumisastmestik jääb alati kahe silma vahele ja seda üldjuhul ei markeerita. Aga see on siiski väga soovituslik ohu tagamiseks. Siin on üks alternatiivne näide siis trepipõskedest, kus on siis viimasel ajal on tihti märganud, et kasutatakse selliseid käsipuid ja siis metallprofiil, mis takistab siis kepi või kargu libisemist üle trepiserva. Nii, käsipuu peab ulatama siis trepi üle esimese ja viimase astme ja see peaks olema 300 kuni 400 millimeetrit. Siin foto peal muidugi käsipuu ots on lahtine, aga selle foto puhul siis on hea näide, et miks üleulatus on oluline, et eakatel või siis kepiga liiklejatel on oluline siis saada sellest käsipuu haardesse enne, kui nad juba astuvad trepile. Et see on taas kord selline ohutuse tagamine. Nii, ja käsipuu peab siis asuma trepi esiservast mõõdetuna 900 kuni 700. Kui ei ole siis võimalik käsipuud otse üle tuua, siis on ka täiesti aktsepteeritav, kui me keerame selle üle ulatuva käsipuu otsa siis külgnevasse seina. Sest et muidu ta võib hakata lihtsalt takistama käiguteed ja pigem võib-olla ohtlik tarbijatele, kes hakkavad siin otsa jooksma, et kuna tegemist on võib-olla laste asutusega, et siis eriti tagada selline ohutuspool. Hoiatavad sildid. Siin on kohe pandud, et trepp on järsk, muinsuskaitsehoone, käsipuud ei olnud võimalik tagada, aga ohutuse tagamiseks on siis paigaldatud köis, mis on ka jällegi taaskord hea lahendus, et vähemalt midagi, kust kinni haarata, kui peaks tekkima trepist alla libisemise oht. Ja need suunaviidad on ka väga olulised, et me hoiatame inimest juba ette, et see trepp on järsk, ehk et see on juba teeme enda valik, et kas ta ikka tahab sinna ronima minna või ei taha, et ta saab juba ennem sellest olukorra hinnangust aru. Kuigi me näeme seda visuaalselt, et see võib ohtlik olla, aga iga kord, kui on veel mingisugune viit juures, siis see võib-olla pöörab veel rohkem tähelepanu sellele, et miks võib-olla eakal ei ole mõistlik sinna trepile minna. Hoone üldnõuded. Taktiilne juhttee, siin on siis nii bussipeatusest kui ka siis Inva parklast hoone sissepääsuni, et hästi pikalt on veetud ja samas jällegi tagab ära siis määruse nõude, kus siis vaegnägija või pime siis jõuab teenuseni. Need on ka üldjuhul need kaks kohta, et kui on hoonel vahetus läheduses mõni bussipeatus, siis bussipeatusest võiks tulla taktiilne juhttee hooneni, Inva parklast kindlasti või siis lähimast külgnevast teest, kui ei ole näiteks bussipeatust, et vastavalt siis sellele, kus kohas keegi enam liigeldakse. Juhtteel ei tohi olla takistusi ning liikumistee peab siis suunama kasutajat selgelt ja järjepidevalt Inva parkimiskohast hoone peamise ligipääsetava sissepääsuni. Et üldjuhul ikkagi on siis valge kepiga liikleja kõndiv, kes kõnnib ja siin on näha, et siin on pandud siis prügikast täpselt sellise selle taktiilse juhttee peale. Ehk et kui väegnägi või pime tuleb, siis tema teel on takistus ja tal on raske edasi orienteeruda siis, et kuhu edasi. Arusaadavad juhised hoonesse pääsemiseks, kergesti leitav ja kergesti mõistetav ratastooli piktogramm sissepääsudel.
Selle näite ma tõin sellepärast, et siin on juba siis Inva parkimiskohal juba sinna alla pandud lisa siis teave selle kohta, et kus kohas on Inva sissepääs. Et võib-olla vältida seda, et ma nüüd ratastooliga liigun hoone pea sissepääsuni ja siis ma seal alles avastan, et oi, aga tegelikult ma pean minema hoopiski maja taha kuskilt mujalt. Ja Inva parkimiskoht peaks olema vahetus läheduses just sellele nendele sobilikule sissepääsule. Ehk et siin on see lahendatud väga hästi, kus teave siis jõuab kasutajani koheselt. Nüüd siis, mis ei ole hästi. Inva parkimiskoha juurest väljudes siis takistab liikumist kõrge äärekivi ja kõnniteele pääsemiseks peab siis ratastoolik liikleja läbima osa parklast. Et siin on nagu siis see näide, kus on tehtud siis kõrge äärekivi. Saan aru, et tihti ongi keeruline neid parkimisalasid tekitada kohtadesse, kus nad peaks olema, aga et antud juhul siis, et kui me oleme tekitanud juba Inva parkimiskoha, siis tagada ka selle, et ratastooliga liikleja pääseb siis koheselt ohutult kõnniteele. Et see on ainult üks näide, aga neid on tegelikult, ma arvan, et minul selles fotofailis isegi tunduvalt rohkem, kus me näeme, et tegelikult on nagu see probleem nagu nii-öelda paberi järgi nagu lahendatud, aga funktsionaalselt see tegelikult ei toimi. Et see pigem seab selle ratastooliga liikleja ohtu, kui ta peab hakkama läbi parkla siis liiklema, et jõuda siis kõnniteeni. Nõuded siis hoonesisesele liikumisteele. Et ka hoones sees on taktiilne rada oluline ja siis teda saab siis paigaldada erinevatel viisidel, on siis peale leimitavad, kui ka siis neid saab ka plaatida. Et siin on hea näide, mis ma selle tõin, on ka see, kuidas need porimatid on siis ilusti ära lahendatud ümber siis selle taktiilse juhttee. Taktiilne juhttee üldjuhul võiks viia siis pea sissepääsust infoletini, Inva tualettruumini ja liftini. Et kindlasti peab olema seal kuskil see maja plaan, aga miks just need 3 punkti? Et infoletist me saame juba edasi küsida, et ma tahan tualettruumi kasutada, et siis ka taktiilne juhttee võiks sinna, et muidu võib-olla on sellele inimesele ebameeldiv, kui peab temaga keegi kaasa tulema, kui ta tahab tualetti kasutada, seal ootama teda ja siis teda uuesti välja juhendama. Et sellised võib-olla ka enda tarbija silmade läbi nagu need punktid, mida me ise nagu tahame, et oleksid hästi kergesti kätte saadavad, peavad olema ka siis erinevatele sihtgruppidele kätte saadavad. Siin on siis teenuse kättesaadavus, siin on ekraan, taktiilne rada, kombatav siis plaan, ehk et siin on nagu kõik väga selge, et taktiilne juhte juhatab siis maja plaanini ja sealt nüüd juba loevad välja oma järgmised teekonnad. Tähistus, et punkt kirjas tekst ukselingi kohal. Tekstide paigutus peab olema siis läbivalt üle maja täpselt selle sama asetusega, et kui ta on ukselingi kohal, et siis ta oleks ka igal ukselingi kohal, kus ta peaks muidugi olema, et ei oleks seda, et ta oleks igal korrusel erinevates kohtades. Punkt kirjas infolifti kabiinis, taaskord on selgesti mõistetav, et mis teenustele siis on ligipääs ja millistele korrustele on vaja minna. Ja kuna lift veel räägib ka, et siis nad saavad teada, teisel korrusel on nendele sobilik teenus ja lift ütleb, et ja miks lift peab rääkima, on ka sellepärast, et nad teaks, nad on sellele korrusele jõudnud. Siin on jälle väga palju kasutatud erinevatel korrustel lausa, on need majaplaanid, korruseplaanid, et on tehtud kasutajatele see võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks. Nii, nõuded uksele. Ukse piirdelauad, ukseleht või ukselehe ääred peavad olema siis seinast kontrastselt eristuvad. Täisklaasuks ja suured klaaspinnad peavad olema siis kontrastselt tähistatud. Miks ma selle näitega jälle toon siia, et tihti ma näen, kus on võib-olla tahetud sellist sisekujunduslikult luua mustal või puidul, kus tegelikult see uks kaob selle seina sisse ära. Ja vaesnägil on väga keeruline siis seda ust leida. Siin on siis alternatiive, kuidas on eristatud siis neid kontraste, kui on juba olemas valgel taustal valge uks, et siis on lahendatud siis selliselt.
kõrged lävepakud tuleb tasandada, et neid esineb pigem just siis vanades hoonetes, rekonstrueeritud hoonetes, muinsuskaitsehoonetes hästi palju ja need on siis teisaldatavad lävepakud, et kui nad on juba hoones olemas ja tuleb mingi avatud uste päev, et siis neid saab paigaldada või kui tuleb teenusele inimene, kes siis kasutab ratastooli, et siis neid paigaldada, et kui ei ole võimalik näiteks neid alaliselt sinna ehitada, siis võib ka kasutada selliseid teisaldatavaid lahendusi, mis on ka täiesti aktsepteeritavad. Nõuded ukse avamisele. Taaskord olen siia toonud hästi kollase pildi, aga loomulikult ei pea olema nii kollane, aga uksed siis, uks peab avanema ja sulguma maksimaalselt 25 newtoni suuruse jõu avaldamisel või automaatselt. Ja tellitud avaneva ukse lahti olek peab siis võimaldama puudega inimesel sellest läbida piisava ajavaruga või olema tellimisel reguleeritav. Ja automaatselt liikumisteel avaneva ukse ees peab olema hoiatav tähis liikumistee ulatuses. Et see on ka võib-olla selline asi, mida me tihti ei näe. Et maha oleks pandud siis see nii-öelda avanemiskaugus, et kui ratastooliga inimene või automaatselt see uks avaneb, siis ma tean, et millist distantsi hoida, et mitte uksega ennast vigastada. Siin on siis seesama, kus on võimalik siis ust avada juba enne ukseni jõudmist. On siis paremat kätt ja vasakut kätt on taaskord, me näeme, et see kaldtee ei vasta nagu nii normidele, aga et üldse seda ustki lahti saada, on siis ratastooliga siis automaatselt avaneva ukse nupp viidud võimalikult kaugele, et ta tegelikult üldse ei saakski sinna hoonesse sisse. Ja samuti neid näiteid on tohutult palju, mitte küll Eestis, aga igal pool mujal ka, aga lihtsalt me näeme, et mida me võiksime võib-olla siis vältida. Lihtsalt räägin veel kord parempoolsest uksest, miks see tehnika on hea, on sellepärast, et kui me jõuame ukseni, siis me avame ust ikkagi manuaalselt, aga kui me nüüd oleme ratastooliga, siis me saame eelnevalt ust avada, et see võib-olla ka väldib seda ohtu, et kui pime nüüd läheb sinna nii-öelda ukse juurde ja tema nüüd hakkab seal, tahab seda ust avada, aga uks tuleb automaatselt, et siis oleme ju kuulnud, kus on tegelikult võib-olla need pimedad vaegnägijad rääkinud, et nad on selle uksega saanud päris tihti, kuna nad ei tea, et see uks avaneb automaatselt, et siis eelavatav uks on nagu hästi kasutajasõbralik, mis siis tagab ohutusi kõikidele sihtgruppidele. Punkt kirjas info ja visuaalne väljend siis kuulmispuudega inimesele, see on siis fonoluku pildid. Fonoluku puhul samuti me näeme hästi tihti, et 2 nuppu töötab ja 5 tükki ei tööta, et siis alati vältida seda, et need tühjad, kas siis panna see nii-öelda taktiilne kiri või kombatav kiri või jätta siis ainult 1 plafoon või ainult 2, et ainult need, mis aktiveeruvad, et sellega me juba tagame selle, et ükskõik siis millist nuppu ta vajutab, ta kindlasti saab teenusele ligi, et ei oleks neid nii-öelda tühjasid neid nuppe, mis ei aktiveeru. Nii, nõuded siis hoone avalikul kasutatavale ruumi sisustusele ja seadmetele. Teenindusletid, et teenindusletid peavad olema samuti 2 kõrgusel, mis peavad olema siis kättesaadavad nii ratastooliga liiklejale ja seda eriti juhtudel, kus on vaja võib-olla täita ankeete, nagu ongi hotellid, majutusasutused, või spordisaalid, kus on vaja siis seda nii-öelda teenusel infoletist kätte saada. On väga oluline, et ka neil oleks siis see ligipääsetav. Ja siin on toonud ka siis selle nii-öelda veevõtukoha välja, kus on ta siis paigaldatud 2 erinevale kõrgusele. See pilt on natuke ekslik, et tegelikult on see kraanikausi all tühi ala, kus saab siis ilusti ratastooliga sinna alla sõita, et jalgadel oleks piisav ala. Nõuded hoone avalikult kasutatava ruumi sisustusele ja seadmetele. Ja ligipääsetavad vaatajakohad peavad paiknema saali eri piirkondades ja tasanditel. Ja nendesse kohtadesse peab olema siis tagatud takistuseta ligipääs 1,5 meetrise läbimõõduga minimaalse mõõduga manööverdamisruum ja minimaalse pinnaga 900 korda 1200 millimeetrit ühe koha kohta. Et siin ma lihtsalt olen toonud selle näidispildi, kus on siis 2 erinevale tasemele siis ära paigutatud ratastooli ligipääsetavad kohad.
ja ligipääsetavate vaatajate kohtade vahele paigutatakse siis abistaja istmed ja ligipääsetavad vaatajakohad tähistatakse siis kontrastselt ning vastava piktogrammiga ja suunanoolte abil. Seda vist ei olegi kuskil näinud, et oleks võib-olla sellises võtmes seda tehtud. Aga sellise pildi ma sain näidispildi ühelt välismaa lehelt, kus siis kinos on kohe näha, et millises võtmes ma soovin endale siis seda piletit osta ja kus on siis abistajakohad. Nii. Ja siis siin on siis ära tähistatud siis ilusti need ratastooliga kohad vastavalt sellele, et siis ees oleva tooli turjale on siis pandud ratastooliga piktogramm. Et on kohe näha, kus siis on need õiged kohad. Nii, nõuded hoone avalikult kasutatavate ruumisisustusele ja seadmetele. Avalik ürituste toimumispaigas peab siis edastatav heli olema dubleeritud kuulmispuudega inimeste erivajadust arvestatava helisüsteemiga ja helivõimendussüsteemi olemasolu tähistatakse vastava piktogrammiga. Et mõningatel juhtudel kogu saal on siis selle nii-öelda selle alaga kaetud, siis võib panna näiteks selle piktogrammi siis juba saali sisenemisel uksele või kui on ainult kindlad siis vaatajakohad, kus siis saab seda nii-öelda võimendussüsteemi kasutada, siis tuleb ka need kohad ära märkida siis piktogrammiga, et kus kohad need konkreetsed alad siis paiknevad. Ja siin ma olen siis selle näidised, milline see helivõimendussüsteemi piktogramm välja näeb. Ja see peaks olema siis ka teeninduslettides. Alati olema vähemalt üks teeninduslettidest siis peaks võimaldama helivõimendussüsteemi olemasolu ja kättesaadavust. Siin ma olen toonud siis kombatavad ruumiplaanide tekstid. Punkt kirjas majaplaan, kombatav makett ja majaplaan. Et siin on nagu tehtud jälle selline nagu ekstra, kus siis on võimalik ka selle hoone olemusest aru saada siis selle maketi abil. Nägemis- ja kuulmispuudega arvestatav seade. Et siin on siis punkt kirjas juhised, kombatav sõrmistik ja siis silmusvõimendi. Ehk et siin on siis, kui on muidu võib-olla need puutetundlikud ekraanid, et siis tegelikult ju pime isegi või vaegnägija ei tea ju, milliseid teenuseid ta peab vajutama, et saada siis vastavale teenusele. Nii, nõuded hoone avalikult kasutatava ruumi sisustusele ja seadmetele. Nii, bassein peab olema siis varustatud tehnilise lahendusega, mis siis tagab liikumispuudega inimestele turvalise laskumise basseini ja sealt tõusu. Et siin on siis 2 pilti toonud, et see on ka üks selline nõue, mida võib-olla me kõikides ujulates ei näe hetkel, aga mis peaks aga olema kõikides ujulates. Et me peame tagama siis kõigile võrdse ligipääsu. Trepitõstuks, seda me näeme tänapäeval juba palju rohkem, kus seda kasutatakse erinevate väikesemate astmete siis ligipääsu tagamiseks, kui siis teenus jääb erinevatele korrustele. Kui näiteks on see, et esimesel korrusel on võimalik kõik teenused kätte saada ja teisel korrusel on büroohoonet, majas lifti ei ole, see on täiesti okei. Et oluline on see, et teenus oleks kätte saadav. Nõuded puudega inimesele kohandatud ruumile majutushoones. Kui näiteks see nüüd rohkem on hotellid, kui on siis uksesilm, siis ta peab olema ilmselgelt 2 kõrgusel. Sellepärast, et ratastooliga siis ei ole võimalik siis näha 1600 uksesilmast välja. Nõuded erivajadust arvestatavale tualettruumile. Siin ma olen toonud näidispildi hästi värvilise, aga kui hoones on avalikuks kasutamiseks määratud tualettruum või tualettruumid, siis peab vähemalt üks neist vastama puudega inimeste erivajadustele. Kogu tualettruumi sisustus peab olema muust ruumist kontrastselt eristuv. Et siin on ülemisel pildil hea lahendus, kus pigem oli hall hallil ja et võib-olla seda probleemi lahendada, siis on pandud siia sellised punased kleepsud peale, mis aga teevad selle kohe kontrastsemaks ja vaegnägijale siis kättesaadavaks.
Tualettruum on ka üks selline asi, mis peaks olema igas, mitte ei peaks, vaid peab olema igas hoones, kus on avalik teenus või avalikkusele suunatud teenus sees. Et ilma selleta kindlasti ei ole hoone siis avalikkusele suunatud või ei tohiks olla siis seal avalikku teenust sees. WC-potti hõlbustavad käetoed peavad siis olema mõlemal pool WC-potti 600 mm vahega ning asuma põrandast 800 mm kõrgusel. Ja WC-poti kõrval asuvale seinale paigaldatakse põrandast 1,2 meetri kõrgusele 2-3 lagi. Siin ma olen toonud siis näidispildi, kus WC-pott on paigaldatud ühele poole seina ja teisele poole seina, ehk et ta on ainult ühelt poolt kättesaadav ja kui on hetkel määruse järgi ei ole see lahendus lubatud, määrus 14 ajal ta oli, aga kindlasti kui on mingi vanem hoone, et siis tuleb panna ka need nii-öelda tähistused ustele, et mis käeline tualettruum siis on antud WC-s. Ja see käib siis kloseti poolt vaadatuna. Ja see eeldab siis seda, et hoones on olemas 2 tualettruumi, mis on siis suhteliselt lähestikku teine teisele. Tualettruumi ukse väliküljel peab olema siis reljeefne ja kontrastne tähistus. Ja selle minimaalne kõrgus peaks olema siis 0,8 mm, et seda kontrastust oleks siis kergesti ikkagi tunda. Tähistused, et mitte standardsed tualettruumi tähistused võivad saada siis takistuseks nägemispuudega inimestele. Samuti võivad need mõistmine olla keeruline intellektipuudega inimestele ja ukseleht või piirdeliistud peavad siis värvitoonilt olema ülejäänud seinast selgesti eristuv, samuti ukselingid, sulgurid, käepidemed ja nii edasi. Alumisel pildil on mustal toodud välja, tean, et ka üks tualettruum, kus oli sisustus kõik must, et ka endal oli väga keeruline seal midagi näha, hämar valgus, mis puudutab neid suunaviitasid, siis esimesel pildil oli naiste tualettruum, teisel pildil on siis, kus võivad naised ja mehed kõik koos minna, aga need olid siis teistes ruumiosades siis löödud eraldi lahku, kus olid ka ainult piisad, et suure kiiruga tegelikult ei ole see mõistetav. Siis hiljuti ka sellised piktogrammid, kus võib-olla, kui praegu neid, kui võtta ära teksti osa ja ainult suunaviite vaadata, et siis võib tekkida nagu võib-olla küsimus, et milliste ruumidega on tegu. Ehk et viidad peavad olema väga selgesti mõistetavad ja rahvusvahelised. Nõuded siis erivajadust arvestatavale pesemisruumile. Pesemisruum peab siis olema häiresignalisatsioon, mille häireteavitus on siis suunatud lähimasse avalikult kasutatavasse ruumi ja häire peab saama aktiveerida dušikabiinis, leiliruumis või põrandal olles. Et siin on üks näidisfoto, võib-olla siin on halb näide selle häirenööri osas, kus tegelikult ta jääb võib-olla valesse käe osasse, kus toimub kogu see müra, dušid ja kõik muud asjad, et ta oleks võinud olla siis teisel pool, aga siiski kontrastus on tagatud ja muud nõuded on samuti täidetud. Nii, avaliku sauna, majutushoone ja sarnase hoone puudega inimese erivajadust arvestav leiliruum peab vastama siis järgnevatele nõuetele. Seintele paigaldatakse liikumist ja lavale pääsemist hõlbustavad käepidemed. Pesemisruumis peab olema häiresignalisatsioon, mille häireteavitus on suunatud siis lähedal asuvasse avalikku kasutatavasse ruumi ja häiret peab saama siis aktiveerida dušikabiinis, leiliruumis põrandal olles. See on nagu näide siis sellest, et kuidas on kasutatud praegu neid häirenuppe. Käepidemed saunalavale pääsuks on väga-väga olulised. Kui on saunalava kõrgus näiteks selline, et me ei pea kuskile ronima, siis ei ole käsipuud vaja, aga nii kohe, kui me peame võtma mingeid astmeid, et siis see käsipuu peab olema seal saunalava kõrval seinal, et just vältida ohtu, et sa võid sealt kukkuda. Räägime ikkagi, kus on kuumast ruumist ja kerisest. Ja siin on siis veel neid nõudeid sinna saunale just, et ukseava laius peab olema vähemalt 800 mm, et tihti me näeme selliseid saunauksi, mis on 600, mis tegelikult ei ole läbitavad.
Lava ees peab olema vähemalt 1,5 meetrise läbimõõduga manööverdamisruum ja saunalava alumise istumisastme kõrgus peab olema siis 470 kuni 500 millimeetrit ja keris peab olema siis ohutuspiirdega. 470 kuni 500 millimeetrit on sama, mis on ka invatualettruumi poti kõrgus ja need kõrgused on loomulikult siis sellest tulenevalt, mis on ratastooli kõrgused, kuidas ratastooliga siis kasutajal oleks kõige lihtsam ja turvalisem ja kergem saada saunalavale ja sealt tagasi oma toolile. Siin on siis toon ühe näite siis sellisest kasutusmugavusest, mis on siis kõigile ja kus on siis lahendatud, et sul on võimalik seda kasutada nii ratastooliga kui ka siis tavakasutajal. Nii, kuidas siis ennetada probleeme? Vaatan, et ma olen oma ajas natuke ette jõudnud, et kuidas siis ennetada probleeme, on siis võimalik, et külastada TTJA kodulehte ning sealt leida enesekontrollileht, mis on siis aluseks ka paikvaatluse läbiviimisel. Enesekontrollileht võiks olla siis abivahend arhitektidele, ehitajatele, sisekujundajatele, samuti kohalikele omavalitsusele enne projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa väljastamist ja kuuldavasti on mõned kohalikud omavalitsused siis võtnud ka selle enesekontrollilehe nagu tungivalt soovituslikuks täitmiseks, et ka siis see, kes hakkab seda hoonet ehitama, on teadlik kõikidest nendest nõuetest. Kindlasti, kui nüüd ka uus määrus jõustub, et siis kindlasti tuleb ka sellekohane enesekontrollileht. Ja kui me võtame nüüd järgmisel aastal fookusesse ka need kõik teed ja rajatised, et siis ka nende kohta võib-olla selline üldisem enesekontrollileht, et võimalikult lihtsaks siis teha seda siis kasutajatele ja et esineks siis võimalikult vähe vigu. Nii. Siin on ka siis mõned organisatsioonid, kelle poole saab siis abi saamiseks pöörduda. On siis Eesti Puuetega Inimeste Koda, EPIK, Tallinna Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Ligipääsetavuse Foorum. Nemad siis teevad tegelikult täielikult auditeid, neid kogu hoone osas siis enne üldse, kui hoone võib-olla läheb kasutusse, et siis nemad siis võtavad selle projekti ette ja siis toovad välja kõik need puudused, mis seal esinevad. Siis on Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti Pimedate Liit ja siis on veel üks siuke süsteem nagu LIP-süsteem ehk siis ligipääsetavuse infosüsteem, et mida rohkem me paneme informatsiooni siis ülesse nii kodulehtedele, ka sinna LIP-süsteemi, et LIP-süsteemis on siis välja toodud täpselt, kui keegi läheb ja paneb sinna enda ettevõtte, et siis on näha, et kui ligipääsetav ta on ja samuti ka iga ettevõtte võiks ka oma kodulehele ka kohalikud omavalitsused, mis on siis võib-olla ligipääsetavamad ja mis on vähem ligipääsetavamad. Ma tegelikult ootaks väga seda vestlusosa, kui kellelgi on küsimusi. Et ma küll jõudsin nüüd enne peaaegu poolest, et ma praegu tänan, aga ma ootaks, et äkki on ikkagi küsimusi, et mida nagu arutada või mis nagu võib-olla kohalik omavalitsus näeb ka enda poole pealt, et mingit asja paremaks saada või teha. Ja suur aitäh, Kätriin. Hetkel on tulnud üks küsimus, aga samas ma kutsun kõiki tõesti üles, nagu Kätriin praegu ütles, arutlema. Võib ka enda selle protsessi lihtsustamiseks võib-olla tõesti mikrofonil kõlari avada ja selle mikrofoni avada. Siis on, kui on mingisugust mure või asja ja et saab nii-öelda enda häälega ka esineda, aga esimene küsimus, mis tulnud on, et kas ligipääsetavuse nõuded peavad olema tagatud ka külaliskorteritele, sealhulgas kui kogu hoone on külaliskorteritega? Ja sellel teemal ma rääkisin tegelikult ka siis Kaida Allan, kes meil oli eelmine esitleja, sest et seda küsimus on olnud ennem ja tegelikult kuna nüüd uue määruse kohaselt hetkel seda ei ole piiritletud siis, et mitu külaliskorterit on ja millal me peame hakkama tegema ligipääsetavaks, aga
uue määruse kohaselt oli vist, kui on 5+ külaliskorterit, et siis üks peaks olema. Ma võin seda täpsustada, kui sa paned oma meiliaadressi, kas oli 5+ või 10+, ma täpselt ei mäleta, kus tegelikult seda nõuet peab hakkama rakendama külaliskorterite puhul. Praegu on see, et jah, peaks olema tõepoolest üks, aga siis tekivad ka need küsimused, et kus siis see häire siis läheb, eks ole, kui on mingi probleem seal oleval külastajal. Kuna ma saan aru, et külaliskorterid on täiesti individuaalselt inimestel välja renditavad. Võite mulle oma meiliaadressi panna, siis ma saan seda korra täpsustada, et hetkel tõesti jah, ta peab olema, aga leevendav on see, et uue määruse kohaselt enam on kindel arv siis korterid, millisel juhul ta peab. Ma tegelikult väga tahaks, et keegi rohkem küsiks, et ma saaksin seda nagu arutada, et kuidas üldse, kas ja kui palju üldse praegu, kuna me näeme neid vigu, et kui palju siis kohalikud omavalitsused tegelikult üldse järgivad seda ligipääsetavust, kas nad vaatavad selle projekti läbi, kas nad vaatavad ainult seda sõnastust või käivad nad kogu projekti läbi või et mis mahtu see hõlmab nagu teie töös? Ja siin on täiesti vaba mikrofon kolleegidele kohalikest omavalitsustest. Aga keegi vist ei julge valgustada mulle seda poolt. Nii Silver, tõstis käiles Silver. Tere, ma ei tea, kas mind on kuulda, aga... On küll. Väga hästi. Katriin, me oleme kohtunud ka erinevatel teemadel ja erinevatel objektidel suhteliselt palju, et ma kasutan võimalust ja küsin tegelikult Saue valla poolt ehk siit poolt ise. Eks see ligipääsetavus ja enesekontrolli lehed ja kõik sinna juurde kuuluv, et meie oleme tõesti sisse viinud selle, et projekteerimishankes me juba anname selle enesekontrolli lehe projekteerimismeeskonnale riigihankes juba ette, kus nad täidavad selle ise ära. Ehk siis, mis kohaldumisse kohaldu, et välistada seda, et pärast mingi ajaperioodi hoone kasutust me jalutame objekti läbi ja tekib selline paar A4 ettekirjutusi, et seda välistada. Minu küsimus on pigem see, et kas Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Amet on võtnud lauale kaalumaks seda, et kui ehitusprojekt on EP faasis, mille alusel väljastatakse kohaliku omavalitsuse poolt ehitusluba, ehk siis käib läbi küll pääste ja nii edasi, et mis võimalus ja variant on see, et see projekt menetletakse läbi EHR-i ka Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ameti kellegi esindaja eksperdi poolt, kas see hoonetele ligipääsetavus, kas kõik see, mis seda täna siin koolitusel räägitud, kajastab ja kas oleks keegi, kes selle projekti sellisel kujul läbi käib, sest ma olen 100% kindel, no mitte päris 100%, aga enamus protsendis kindel, et kohalikud omavalitsused paljud Eestis ei oma sellist know-how'd, kes üldse kontrolliks ja vaataks seda, et kas kõik need nõuded on täidetud, millest pärast tekiks mingi ajaperioodi vältel selline ettekirjutus, mis eurodes, suhteliselt suured numbrid on need, et need kõik uuesti läbi käia ja ellu viia, mis ettekirjutusest välja tuleb. Ma olen sellega väga päri. Lihtsalt praegu hetkel on võib-olla Eesti riigi ressursside võimekus selline, et me saame lubada ainult ühte ametnikku kogu Eesti peale ja sellest tulenevalt siis kõike projekte võib-olla eelnevalt läbi käia võtaks meeletu töömahu ja kaoks ära siis see päris fookus. Ma olen vaadanud objekte läbi, kui mulle saadetakse neid. EHR-i minu arust nad tahavad viia muudatust sisse sinna, aga seal on tohutult iga linnuke nagu seda muidugi selle küsimuse me Kaidole enne esitlema, aga sinna tahetakse tuua näiteks kas liftid, et seal oleks mingid põhipunktid nagu olemas ja sellepärast ma ka ütlesin ennem, et võib-olla need 3-4 põhipunkti, mis on tegelikult ressursiliselt kõige kallimad, ongi need liftid, tualettruumid ja pesemisvõimalused, et need oleks kindlasti tagatud nagu ja see, et ma ütlesin, et mõned kohalikud omavalitsused on võtnud selle juba täitsa endale nagu käekõrvale enesekontrollilehe, siis ma tegelikult Silver pidasingi teid silmas. Ma tänan. Et olen selle isegi sisse toonud, sest et ma hea meelega tahaks, et kõik seda teeksid, sellega me väldiksime ikkagi võib-olla kõige suuremaid neid kulusid. Et nagu me teame, et me ikkagi üritame hästi palju aidata ja suunata ja meie eesmärk ei ole kindlasti trahvida kohe, et midagi on tegemata ja me näeme suhteliselt mõistlikud ajad nende puuduste likvideerimiseks, aga vaata, kui juba võib-olla see kohalik omavalitsus on juba teadlik nendest iseenesest, et nad peavad sulle silma, eks ole, et kas need nõuded on täidetud või täitmata, aga hetkel jah, sellist eelprojekti vaatlust ei ole
vähemalt mitte sellel ega järgmisel aastal eelarveliselt võimalik, et võib-olla kui tuleb mulle kunagi üks kolleeg juurde, et siis äkki saab. Aga tore, sain oma vastuse, aitäh sulle. Aitäh, Silver. Nii, esitlen paar küsimust, mis on veel siia chatti tulnud, et kas avalikele väljakutele kehtivad ka ligipääsetavuse nõuded, varasemalt ei olnud neid leida, et näiteks kaldeprotsenti ei olnud otseselt määruses kirjas? Vist. Tegelikult on küll, et tegelikult võib-olla need kaldteede pandused nagu siin on mõeldud vist avalikke väljakuid. Okei. No need lähevad nüüd, mingid asjad lähevad ikkagi Transpordiameti alla, et nendel kindlasti on mingi regulatsioon nendele asjadele, mis puudutab siis neid kaldeprotsente nende teede puhul siis. Kas see nüüd võib mind valgustada, kas ma sain õige vastuse välja antud? Et meie nagu selle... Ja kui Kristi Kalamees näiteks soovib ise mikri avada või küsida. Ja tere, et ma natuke täpsustan et me tegelikult oleme varasemalt selle probleemi ees olnud, et just tegemist on ikkagi avalikult kasutatav väljakuga. Reguleerib küll teid ja tänavaid, eks ju, ja panduseid, aga väljakut kui sellist ei ole me leidnud. Ta läheks ikkagi nagu rajatise alla, kui me ütleme nüüd mingi spordiväljak, jah? Ei, ma võtan kas ongi mingid suured avalikud, et asulates on, eks ju, need suured kogunemisväljakud, eks ju, platsid, et nendel ei ole. Nendel vist ei ole ja ma ei tea, kas uues nüüd tuleb ka midagi veel konkreetsemat, et tõepoolest väga konkreetne määrus 28 just see hoonete osa, aga mis puudutab neid teid ja rajatisi ja kõike muud osa, siis see on tõesti sükene võib-olla veel ei ole nii tugevasti reguleeritud. Meil on jah konkreetne kokkupuude olnud, et on suur ala, eks ju, avalik ala hoonete ümber, eks ju, ja kus taheti teha seda kaldu. Ja me olime edas selle kaldeprotsendi otsimisega, kui suur see kalle võib kogu väljaku ulatuses olla. Juhin tähelepanu, et eelmine esitleja on sellele vastanud. Vaatame jah, siin chatis jah, tõesti Kaido on midagi sarnasel teemal vastas. Vaatame kohe üle. Jah, et Kaidol on siin andnud jah pikema siukese kommentaari selle platside väljakute teema osas. Jah. Et siin ta selle on välja toonud kirjalikult. Kas ma seda kuskil? Kui nüüd üles kerida. Ja. Seda otsast siukest kaldeprotsenti, kui sellist vist ei ole. Seal ei ole, aga jah, ma tean praegu. Seal on jah ebamääraselt ühendada tasase kõva liikumiskindla kattega see peamine liikumistee, aga küsimus on jah, kui kogu väljak on. Kaldu siis, kui palju see kalle võib olla. Ja võib-olla kalde puhul jah, meil on need panduse kalded olemas, eks ole, et on ka, et me saab ka sealt võib-olla võtta sellist lähenemist, eks ole, et mis on tegelikult ratastooliga läbitav ja mis ei ole ja mis aja tagant peavad olema siis need nii-öelda puhkemademed, eks ole, et see oleks nende jaoks või need pingid, et see oleks nagu nii-öelda läbitav teekond nende jaoks. Et kui see kaldeprotsent on väga kõrge, eks ole, et siis ilmselgelt ei ole neile võimalik sellele platsile pääseda, vähemalt mitte iseseisvalt. Aga jah, kindlat regulatsiooni hetkel ei ole. Seal võib tekkida isegi see oht, kui on lapsevankrid, eks ju, või rattastoolid, et nad lihtsalt lähevad iseseisvalt veerema. Just, hakkavad libisema ja sellepärast on ka need vahemademed iga 6 meetri tagant, eks ole, et saaks nagu korra jalga puhata või kätt puhata siis, et oleneb siis tarbijast. Siin on chatis on palju asju, aga ma vaatan, et need vist ei ole mulle. Nii, aga siin on jah, et kas sa oskad vastata, et kas avaliku hoone, spordihoone, duši, vee intervall on reguleeritud? Et vanemad inimesed, kes käivad duši all tooliga, kurdavad, et nad ei jõua ennast toolil ringigi pöörata, kui vesi kinni jääb. Tegelikult aga ütleme, et dušisegist peab olema dušitoolil kättesaadav, et see, et on tehtud need ajalimiitidega dušid, eks ole, siis see käsiduš on ikkagi mõeldud käsitsi reguleerimiseks, et selle me ikkagi avame ja sulgeme siis, kui me oleme oma pesemise lõpetanud.
et neid ei tohiks olla siis aja peale reguleeritud. Et need peaksid olema siis dušitoolilt kättesaadavad. Nii, ja siis küsimus võib-olla selle kontrolllehe kohta, et kui meil tuleb uus määrus, et kas siis eraldi tuleb kontrollleht ka rajatiste osas? Ja need kontrolllehed, tõepoolest me tahame nüüd töötada välja ka need, mis on nendele teedele ja rajatistele, kui ka siis uue määruse kohal siis hoonetele. Et kuna need nõuded on erinevad, et siis teha neid kontrolllehti natuke rohkem, et lihtsalt hõlbustada siis tulevikus neid, nende reeglite järgimist või määruse tõlgendamist, et see oleks lihtsam. Et tõepoolest tuleb, ma küll ei tea täpselt millal, et kõik oleneb nüüd sellest, et millal see uus määrus siis jõustub. Et lootus on, et siis järgmise aasta esimesel kvartalil, aga ei tea veel. Aga kui jõustub, siis kindlasti tuleb. Et võime ka saata siis täitsa need, kui me oleme need valmis saanud, et absoluutselt võime ka saada need kontrolllehed ka uuesti laiali kõikidele kohalikele omavalitsustele lihtsalt jälle, et meil on need valmis ja et saab nendele ligipääsu siis, et ei pea ise jälgimas käima. Sest enda poolt me üritame ka teha kõik selle nimel, et me järgiksime, et need määruse nõuded oleksid jälgitud. Et tihti, kui tuleb hoone omanik, siis ka nendel on see pahameel, et kõik on käinud, kõik load on meil saadud, aga et nüüd tuleb tarbijakaitse, ütleb, et tegelikult on ikkagi valesti. Et see kõik on raha ja ajaressurss kellegi jaoks. Nii, praegu on otsesed küsimused on otsa saanud, aga chatist just, aga kas keegi sooviks veel näiteks mikri avada või miskit, et arutleda millegi üle, mis on nende kohalikus omavalitsuses kas välja tulnud või mis on mingisugused mured, millega kõige rohkem tuleb tegeleda nii-öelda töölaual. Mõnda kogemust jagada ehk mis võiks olla kellelegi teisele kasulik või samamoodi uue määruse kohta midagi, et mida tundsite. See, mis praegus nende rajatiste kohta nii-öelda jäi, et see on ka väga hea sisend kindlasti seadusandjale. Ja selle saame pärast sedasi saata, sest no tundub, et Kaidot hetkel ei ole meiega siin vestluses. Vähemalt chatis ta on nii-öelda ka siin andnud sisendit näiteks nende samade, tähendab selle külaliste korterite kohta, eks ole, et ta siin ka samamoodi kommenteeris seda. Siis ta ikkagi oli minuga, siis ta ikkagi kuulas väga hea. Et saab siis jah mingeid asju siin parandada. Nii. Tundub, et vist ei ole väga kellelgi küsimusi. Üritasin seda ratast küll veeretada, aga vist... Igatahes, kui on tulevikus, siis saab alati info@ttja, eks ole, siis info@ttja.ee saata kas või need küsimused ja need siis edastatakse Katriinile. Võib ka muidugi otsida Katriini enda kontakti kohe meie TTTA kodulehelt ülesse ja siis saab ka temale otse kirjutada, samamoodi Kaido Allanile otse saab kirjutada, kui on mingisuguseid asju, mis nüüd jäid kõrva taha või mingid mured, mis jäid üles. Aga mina tänan tänaseid esinejaid, tänaseid osalejaid. Edastame ka siis nii-öelda need slaidid nii Katriini kui Kaido Allani omad ja siis samamoodi selle tänase infopäeva salvestuse, kui kellelgi, kes te teadsite, et ei olnud võimalik osaleda, et siis saame selle edastada, selle info koos just selle ettekannetega. Aga soovin teile ilusat teisipäeva jätku kõigile ja kena nädalat. Kena nädalat, aitäh! Seda aega.